Võtame lahti Johannese evangeeliumi 8. peatüki. Meie jälgime siin ühte teemat. See on vaidlus juutidega ja alates 31 salm. Johannese 8 alates 31. Siis ütles Jeesus juutidele, kes ta uskusid. Pange tähele, ta räägib siin juutidega, kes usuvad teda. Ja ta ütleb, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid. Ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Minu arust väga tähelepanuväärne lause ka meile. Et kui me jääme sõnasse, siis tõotus on see, et me tunnetame tõe ja siis see sõna ehk tõde hakkab meid vabastama. Nemad kostsid temale, meie oleme Abrahami sugu, ega ole veel iialgi kedagi orjanud. Kuidas sa siis ütlete, saate vabaks? Jeesus kostis neile, tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. Ent ori ei jää majasse igavesti, poeg jääb igavesti. Nii et juudid vastavad, need on Abrahami sugu. Ja sellepärast nad, oma juudid järgisid need suguvõsade nimekirju, et selgeks teha, kus suguvõsast ta oli. Ja nad olid nagu, ütleme, nad võtsid nagu liha järgi seda pärimist. Ja see nad ütlevad, nad on Abrahami lapsed. Aga Jeesus ütleb, et te olete patu orjad ja orjal on alati valitseja. Ori ei ole mitte kunagi niimoodi, et sul ei ole valitsejat, vaid kui inimene on patu orjus all, siis tema valitseja on tegelikult Lutsifer ehk saatan. Ja tegemist on usklike juutidega. Ja Jeesus ütleb, et kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Et mitte Abrahamist pärinemine ei päästa teid, vaid poeg, vaid Kristus. Ja ta ütleb edasi, et ma tean, et te olete Abrahami sugu, aga te püüate mind tappa, sest mu sõna ei mahu teisse. Huvitav. Usklikud juudid ja sõna ei mahu. Kuidagi ei anta sõnale ruumi. Kas praegu on ka selline olukord, et inimesed valivad, millist sõna vastu võtta, millist mitte. Ja kui sa räägid teatud piibli sõnu, siis ei ole nagu ruumi üldse selle sõna jaoks, vaid tehakse ruumi mingisuguste hoopis võib-olla teistmoodi sõnade jaoks. 38 sall. Ma räägin, mida ma olen näinud oma isalt, ütleb Jeesus. Ja teie teete, mida olete kuulnud oma isalt. Nii et Jeesus teeb nüüd vahe sisse, kelle päralt nad on, kes on nende isa. Nad vastasid ning ütlesid temale, meie isa on Abraham. Jeesus ütles neile, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite ka Abrahami tegusid. Sest vaata, siit tuleb jälle see välja, et usk ilma tegudeta on surnud. Aga neil ei olnud Abrahami tegusid. Paljud ütlevad, me oleme kristlased, me usume Jeesust. Aga kui palju on neid, kes teevad Jeesuse tegusid oma praktilises elus? Või palju on neid, kes ainult räägivad usust? Ja Jeesus ütleb, et aga nüüd te püüate tappa mind inimest, kes olen rääkinud teile tõtt, mida ma olen kuulnud Jumalalt. Seda ei ole Abraham teinud. Tõde on ju ka sõna, aga me võime tõe ju tappa. Kui me tõe sõna tapame, siis kas me puudutame siis Kristust ka? See tähendab ka Kristuse kõrvaldamist, kui me tõe lükkame tagasi. Jeesus ütleb jälle, teie teete oma isa tegusid. Nad ütlesid temale,
meie ei ole sündinud porduelust, meil on üks isaks Jumal. Nii et nad nagu süüdistavad Jeesust nagu ta oleks porduelust tulnud, sest ega Jeesus isa ei olnud ju teada. Tähendab, nad ei mõistnud seda. Jeesus ütles neile, oleks Jumal teie isa, siis te armastaksite mind. Sest mina olen lähtunud Jumalast ja tulen temast, sest ma ei ole tulnud iseenesest, vaid tema on mind läkitanud. Huvitav. Tähendab, et need, kes armastavad Jumalat ja kes ei armasta Jumalat. Ja Jeesus ütleb, et kui Jumal on teie isa, siis te armastaksite mind. Tähendab, aga armastus tähendab seda, et sellele ka kuuletutakse. Paljud ütlevad, ma armastan Jumal sind, aga kui palju on neid, kes kinnitavad seda armastust kuulekusega Jumalale. Ja 43 salm ütleb Jeesus, mis pärast ei või mõista minu kõnet. Ta küsib, et mis probleem see on, miks te ei mõista minu kõnet? Sellepärast, et ei või kuulda minu sõna. Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele te tahate teha. Tema on inimese tapja olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valest, ta räägib omast, sest ta on valetaja isa, valetaja ja vale isa. Nii et see on ka vastus küsimusele, miks nad ei tahtnud kuulda. Sest nad elasid patus ja patu valitseja on kurat. Jeesus ütleb otse, et sest ei või kuulda, sest kurat on teie mõtlemise võime, arusaamisvõime üldse ära võtnud. Te olete oma isast kuradist. Ja huvitav, ta ütleb, et ei või kuulda minu sõna. Te ei või. Ja huvitav, täpselt sama asja alles me õppisime ju Joosua raamatut. Alles sama asja ütleb ju Joosua. Joosua 24:19. Siis Joosua ütles rahvale, te ei või teenida Jehoovat, sest tema on püha Jumal. Tema on püha vihaga Jumal, tema ei anna andeks teie üleastumise patte. Tähendab, Joosua ütleb siin sama asja, te ei või teenida. Ja nüüd Jeesus ütleb siin juutidele, kes usuvad tegelikult, kes on usklikud juudid, te ei või kuulda minu sõna. Tähendab, keegi võtab nagu sõna ära ja samas me teame neid asju, et kui me kuulutame paljudele inimestele, nad lihtsalt ei saa aru. Neil on ära võetud see võime üldse aru saada. Ja Jeesus ütleb, kes teie seast võib mind patus süüdistada. Kui mina tõtt räägin, miks te siis ei usu mind? Kes Jumalast on, see kuuleb Jumala sõna. Teie ei kuula, sellepärast, et teie ei ole Jumalast. Tähendab, et saatan oli nende valitseja ja nad ei kuulnud, nad ei saanud aru sõnast. Ja praegu on ju täpselt sama asi. Ega mitte midagi ei ole selles asjas muutunud. On inimesi, kes saavad aru ja ka koguduses on inimesi, antud juhul Jeesus räägib usklikele juutidele ja antud juhul ka koguduses on palju inimesi, kes ei saa tegelikult paljudest tõepunktidest üldse aru. Ja siin on ka vastused. Ja nüüd nad süüdistavad siin Jeesust edasi, et sa oled maarlane ja sul on kuri vaim ja nii edasi, nii edasi. Et selline olukord Jeesus paljastab tegelikult selle sisu. Ja need usklikud juudid ei saa aru, keda nad tegelikult teenivad. Nii et siin on selgelt näha, et usklikud inimesed võivad ka olla väga enesekindlad ja kummardada hoopis saatanat selle asemel. Muidugi nad usuvad, et kummardavad Jumalat. Et milline eksitus tegelikult. Ja kuidas me saame selles küsimuses ennast
läbi katsuda. Et äkki ma usun ka valesti. Äkki ma valin Jumala sõnast just ainult neid asju välja, mis mulle meeldivad. Ja kuidas ma usun, määrab ära selle, keda ma usun. Vaata, öeldakse, et kõik teed viivad kuhu? Rooma, katoliku kirikusse. Aga taevariiki ei vii kõik teed. Nii et kuidas ma usun, määrab selle, keda ma usun. Ja Jeesus ütleb, nende viljast te tunnete nad ära. Ja loeme siia juurde Mattiuse evangeeliumi 24, 3-5. Mida Jeesus siin ütleb? Ja kui ta Ülimäel istus, astusid jüngrid tema juure ise päinis ja ütlesid, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma ajastu lõpetamise tunnus. Ja mida nüüd Jeesus esiteks ütleb? Aga Jeesus kostis ning ütles neile, katsuge, et keegi teid ei eksita. Nii et see on kõige esimene asi, sest eksitus läheb väga suureks ja ta ütleb, sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Nii et siin on ka Kristuse hoiatus meile. Ja natuke analüüsisin siin enda olukorda koguduses ja kuna ma olen olnud üle 40 aasta adventkoguduse liige ja alles hiljuti pandi mind kogudusest välja. Ja miks? Ja kui ma neid punkte hakkasin analüüsima ja mõtlema, miks siis? Nii et üle 10 aasta ma täitsin koguduse vanema kohust ehk ka pastori kohust. Siis oli noortejuht, liidu nõukogu liige 12 aastat. Aga mind pandi kogudusest välja. Ja hakkasin seda asja mõtlema läbi enda jaoks, et milles oli siis põhjus. Sest ma nagu Jumala seaduste ja 10 käsu vastu ei ole eksinud. Aga esimene asi, millega tekkis konflikt, oli see, kui ma Tallinna koguduses üle 10 aastat tagasi juba pidasin jutluse naispastorluse vastu. Ja tõin Timoteose kirjast, Tiituse kirjast konkreetsed selged tekstid välja, et see ei ole Jumala sõna põhine otsus, et naisi panna pastoriteks. Ja rääkisin nii, nagu Piibel räägib sellest. Sest mind on adventkogudus õpetatud algusest peale, et Piibel ja ainult Piibel. Ja kohe pandi mulle rääkimise keelt peale, see on siiamaani kestnud, üle 10 aasta. Ja samas ma olen sõna võtnud ka oikomeenia kohta. Ja oikomeenia tähendab seda, selle on alustanud Rooma paavst, ja see on nii-öelda protestantide tagasitoomine katoliku kiriku rüppe. Ja see on sama, mis ilmutusraamat ütleb, et tütred tulevad ema sülle tagasi. Nad kord läksid ära, nad protesteerisid katoliku kiriku vastu, aga nüüd nad tulevad tagasi. Ja oikomeenia ongi loodud selleks ja selle motiveerijaks püütakse tuua 1000 aastast rahuriiki, mida Piibel üldse ei tunnista sellise sõnaga, vaid siis on Kristus tulnud, maa on tühi ja paljas. Aga see on lihtsalt üks eksitus ja valeõpetus, mille eest meid on tegelikult ka väga palju hoiatatud, aga vaatamata sellele need asjad on koguduse juhtkonna poolt vastu võetud, kuigi neid avalikult niimoodi ei räägita. Ja siis spiritism, erinevad vormid, mis on praegu tunginud adventkogudusse. Ja muidugi punkti pani sellele kolmainsuse teema mitte tunnistamine. Sest ma ei saa olla nõus õpetusega, mis on katolikust kirikust pärit või paganlusest õigemini,
Ja mis on see kolmainsuse katoliku kiriku see põhipettus? Me teame, et see toodi sisse 325, Nikaia kirikukogus võetis ametlikult vastu ja täpselt sama kirikukogu võttis 321 4 aastat enne seda vastu otsuse hingamispäeva tõstmine pühapäeva peale. Need samad mehed, Konstantinus, et liita paganlusega kristlus. Et see sai sealt kõik alguse. Ja loeme korra üle Jumala 10 käsu originaalis, 2 Mooses 20. Ja siin on 10 käsu originaal ja kui me loeme siit 3.–6. salmini. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on maa all ja maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3. ja 4. põlveni neile, kes mind vihkavad. Nii et siin on konkreetselt 2. käsk, et me ei tohi teha ühtegi kuju ja sinna ette kummardada. Aga see vale kolmainsuse õpetus on loonud 3. Jumala kuju ja selle ette kummardatakse. Ja protestantlikud kirikud on praktiliselt kõik selle vastu võetnud. Ja adventkiriku alg ehk pioneeride õpetus ei olnud selline. Aga adventkirik on täpselt samamoodi võtnud selle õpetuse vastu, tähendab, on pidev üleastumine Jumala teisest käsust. On tehtud kuju, 3. Jumala kuju ja seda nimetatakse pühaks vaimuks, kuigi on tegemist Kristuse vaimuga, mitte eraldi isikuga. Aga sellest on tehtud kuju ja seda kummardatakse. Ja see on tegelikult Jumala seadust üleastumine ja Rooma 23 ütleb, et patupalk on surm. Aga igavene elu on Kristuses Jeesuses. Nii et see sai nüüd minu juures selleks võtmepunktiks, miks mind kogudusest lahti lasti, sellepärast, et ma paljastasin selle vale ja pettuse, mis on tegelikult väga suur. Adventkoguduse rahvast on üle 20 miljoni ja kujuta ette, neid kõiki petetakse selles punktis. Aga kuna Kristus tahab tagasi tulla ja ta ei saa vastu võtta sellist teenistust, kuigi ta on teadmatusaegu sallinud. Aga see on praegune olukord ja nüüd ta toob selle asja päevavalgele ja kes nüüd tahavad seda kuulda või meelt parandada, selle on võimalus. Aga kes jäävad selle 3. Jumala kummardamisse, siis me teame, mis tagajärjed on. Aga ma loen mõned tekstid, Suur võitlus, väga hea raamat, mida me ka levitame ja uus partii on ka veel olemas. Ja lehekülg 318, mõned lõigud. Paljud peavad suuri erinevusi protestantlike kirikute tõekspidamistes otsustavateks, et jõupingutused sunnitud ühtsuse kindlustamiseks luhtuvad. Kuid aastad on juba kestnud protestantlikes kirikutes üha tugevnev soov üksmeele liidu järele, mis põhineb ühistel õpetuse punktidel. Nii et alus on ühised õpetuspunktid, et sellist üksmeelt kindlustada tekib paratamatult vajadus loobuda vaidlusküsimustest, millega kõik ei nõustuks. Hoolimata sellest, kui tähtsad need oleksid piibli seisukohalt. Nii et
see on üks vaidlusküsimus, mis lahendati juba peale Ellemaidi surma ja võeti see õpetus vastu. Ja (319) on ka selline tekst, et metsalise ja tema kuju eriliseks iseloomustavaks tunnuseks on Jumala käskudest üleastumine. Ja siin on tegemist Jumala seadusest üleastumisega. Daniel ütleb väikese sarve ehk paastuse kohta ja ta püüab muuta aegu ja seadusi ja need antakse ta kätte. Paulus nimetab seda võimu patu inimeseks, kes ülendab enese üle Jumala. Üks prohveti kuulutus täiendab teist. Paavstlus ei saanud tõsta end üle Jumala mingil muul viisil, kui ainult Jumala käskude muutmise kaudu. See, kes teadlikult peab selliselt muudetud käsku, annab ülimat austust sellele võimule, kelle kaudu see muutus tehti. Selliselt muutub kuulekus paavstlikele korraldustele truuduse märgiks siis kellele? Paavstile. Ja täpselt sama asja teeb ka see kolmainsuse valeõpetus ja pühapäeva pidamine. Need on mõlemad üleastumised Jumala sõnast. Nii et see on patt ja patupalk on surm ja sellepärast Jumal toob selle valguse esile, et veel inimesi sellest välja tuua, päästa. Jumal otsustab alati meie üle selle valguse järgi, mis meile on juba antud. Ja kes on uurinud adventkoguse ajalugu, siis meie pioneeridele anti tõesti valgus kuni Kristuse tulekuni. Kõik need, mis olid Kalevi alla pantud või hämaruses, kõik need toodi tegelikult välja ja seda kinnitas Ellemaidi ütlused ja Jumala kinnitus sellele. Nii et meie pastorkond peaks väga selgelt teadma, kuidas uskusid meie pioneerid. Nad on koolid lõpetanud, eks ole, see ajalugu kõik kirja pandud. Nii et 7. päeva adventistide koguduse alustajad, pioneerid, neid oli kuskil 20 inimest, Jumal andis neile väga kindlad tõesambad kuni Kristuse tagasitulekuni. Ja praegune pastorkond peaks ju tegelikult seda teatepulka edasi andma, aga häda. Kristuse isikliku õpetuste aluseks on selle õpetuse aluseks on saanud hoopis organisatsiooni õpetused. Ja organisatsiooni ehk inimlikud õpetused on tõstetud üle Jumala käskude. Ja sellega öeldakse, et me oleme targemad, me oleme paremad, täpselt nagu katolik kirik. Nii et praegune pastorkond on õpetanud nii välja, et nad on pandud kaitsma organisatsiooni õpetusi ja veel hullem, nad on hakanud vastu võitlema püha kirjale ehk Jumalale. Ja kahjuks paljud ei saa aru. Osa saavad aru, aga nad teavad, et kui nad teistmoodi õpetaks, siis nad ei saaks enam pastori koha peal olla. See on reaalsus praegu. Ja see on minu arust saatan üks kõige suuremaid valesid ja pettusi läbi ajaloo. Et tõmmata niimoodi protestantlikud kirikud sellisesse õpetusse, et nad on loonud kolmanda Jumala ja kummardavad teda. See on otsene üleastumine. See on vaimulik hooramine tegelikult. Ja kahjuks see on ka adventkogudusse niimoodi sisse tulnud. Ja öeldakse kogu aeg, te olete päästetud, vastu tuleb Kristus tagasi, võtab teid vastu. Aga me enne lugesime, et Jeesus ütles, et
usklikele juutidele, et saatan on teie isa. Tähendab, nad uskusid valesti ja ka elasid valesti selle tõttu. Ja ta ei võtnud Kristust vastu. Et see on väga suur pettus. Üks väga hea raamat Kristuse tähendamissõnad, loen siit lehekülg 80. Patt, mis pani Peetruse langema ja jättis variseri eemale osadusest Jumalaga, jätab tänapäeval maha tuhandeid inimvaresid. Jumala jaoks pole midagi solvavamat ega inimhinge jaoks midagi ohtlikumat kui uhkus ja eneseusaldus. Ja nüüd nende valeõpetuste kaudu on tekkinud ka nii suur eneseusaldus ja organisatsiooni kummardamine. Aga prohvet ütleb meile siin, et kõigist pattudest on need kõige lootusetumad, kõige raskemini ravitavad. Ja kui ma olen nendest tõdedest ka kolmainsuse teemast rääkinud inimestega ja need, kes on ka kaua aega usus olnud ja teistmoodi uskunud, siis see eneseusaldus on niivõrd tugev, et seda müüri murda on tõesti väga raske. Ja Jumal ei tee midagi vägisi. Aga see on võrdne uhkusega, millega Lutsifer langes. Peetruse langemine ei olnud silmapiltne, vaid järk-järguline enesekindlus pani teda uskuma siis mida? Et ta on päästetud. Ning ta astus samm-sammu järel allapoole suunduval rajal, kuni ta oli võimeline oma meistrit salgama. Et see on lõpptulemus. Meil ei ole iial ohutu usaldada ennast ega tunda, et oleme kiusatuste eest kaitstud. Ükskõik kui siiras on päästja vastu võtnud inimeste pöördumine, neid ei tohi kunagi õpetada ütlema või tundma, et nad on päästetud. See on eksitav. Kõiki tuleb õpetada hindama lootust ja usku, kuid isegi siis, kui anname meid Kristusele ja teame, et ta võtab meid vastu, ei ole me väljaspool kiusatuste haaret. Jumala sõnas on öeldud, et paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse. Ainult see, kes peab vastu kiusatuses, saab elukrooni. Tähendab, kes võidab, saab elukrooni. Neil, kes võtavad Kristuse vastu, ütlevad oma esmase usus, et nad on päästetud, on suur oht hakata ennast usaldama. Ja see ongi see eneseusaldus, mis tegelikult ehitab müüri inimese ja Kristuse vahele. Nad kaotavad silmist oma nõrkuse ja pideva vajaduse jumaliku jõu järel. Sest ma olen ju päästetud. Miks ma pean veel nüüd pühitsema ennast? Miks ma pean toitumist korrigeerima, oma tervislikku elu viis? Ma olen ju päästetud. Nad ei ole ette valmistatud saatana sepitsusteks ning kiusatuste saabuses langevad paljud sarnaselt Peetrusega patusügavustesse. Meid on hoiatatud, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Meie ainus kindlus on pidev umbusaldus enese suhtes ja sõltuvus Kristusest. Nii et nii kirjutab meile prohvet. Aga kui me vaatame praegust olukorda koguduses, kui organisatsioon kirjutab sulle ette, et sa pead nii uskuma, mis ei ole kooskõlas Jumala sõnaga, siis ta sunnib mind ju pattu tegema tegelikult. Sest Jumala sõnast üle astumine on ju patt. Ja kui sulle öeldakse, et sa ei saa olla koguduse liige, kui sa ei kuulete organisatsiooni õpetustele. Aga mul oli täpselt sama olukord. Aga ma ei saanud südametunnistust ju lõhki rebida. Ma teadsin, mis ütleb Jumala sõna.
Ja nüüd mulle öeldi, et kui sa tahad koguduses olla, siis mängi meiega seda mängu kaasa. Ära räägi sellest. Et kui sa usud nii, siis usu nii. Aga ma hakkasin sellest rääkima, ma ei saa ju vait olla, sellepärast, et kui Jumal annab tõde teada, ma ei saa ju petta teda. Ta annab seda selleks, et ma ka jagaksin seda. Ja ma ei saanud seda teatrit oma südametunnistuse pärast kaasa teha. Täita välist vormi, aga tegelikult südames uskuda ikka teistmoodi, eks ole. Ja seda üritati mulle mitmed korrad meelde tuletada. Aga ma ütlesin, et tulge, uurime koos piiblit, vaatame piiblist järgi, kas ma olen eksinud. Ükski pastor, ükski liidutöötaja ei soovinud seda. Sest nad tegelikult teadsid, mida piibel räägib ja mis on organisatsiooni õpetus. Ja mitte keegi kedagi tõde nagu ei huvitanud, vaid võib-olla töökoht. Ja mulle öeldi umbes see, et ela selles mullis edasi. Me kõik oleme selles mullis, see on nii tore on ju. Aga siis ma oleks pidanud ju Jeesust petma. Tühjaks tegema selle tohutu hinna, mis ta minu eest maksis. Ja loen uuesti suurest võitlusest. Lehekülg 425 on mõned lõigud, siin raamatus on üldse väga palju häid asju, aga siin öeldakse meile järgmiselt. Jumal ei sunni kunagi inimese tahet ega südametunnistust, kuid saatan kasutab pidevalt karmi sundust, et saavutada võimu nende üle, keda ta ei saa teisiti hukutada. Hirm või vägivalla abil püüab ta valitseda südametunnistust ja kindlustada endale austust. Selle eesmärgi nimel tegutseb ta nii usuliste kui ilmaliku võimude kaudu, mõjutades neid välja andma Jumala käsuõpetust trotsivaid inimeste seadusi. Ja kahjus on adventkoguduses täpselt samamoodi juba toimimas. Nende ustavust nimetatakse, need, kes nüüd Jumala sõnale järgnevad, nende ustavust nimetatakse kangekaelsuseks, jonnakuseks ja kiriku autoriteedi põlgamiseks. Neid süüdistatakse vaenulikkuses valitsuse vastu. Jutlustajad, kes eitavad Jumala käsu kohustuslikkust, nõuavad kantslist alistumist riigivõimudele kui Jumalast määratud ametnikele. Kui protestantlikud kirikud hülgavad pühakirja selged tõendid Jumala käsu muutmatuse kohta, tahavad nad sundida vaikima neid, kelle usku nad ei saa piibliga kummutada. Sulgenud silmad õiguse ees hakkavad ära taganejad taga kiusama neid, kes keelduvad tegemas seda, mida keelab Jumal. Ega tunnusta paavstliku hingaspäeva nõudeid ja ka täpselt samamoodi kolmainsuse nõudeid. Need on samad asjad. Jakobus ütleb, kes on ühest üle astunud, on astunud üle kõigest. Nii et mind pandi valiku ette koguduses. Kas valida organisatsioon või valida Jeesus? Ma valisin Jeesuse, sest ma armastan teda. Ja ma ei saa valida mõlemat Jeesust ja Paali. Täpselt nii kui oli Eeli ajal, kui Iisrael hakkas kummardama Paali. Nad kummardasid Jehoovat ka edasi. Nad kummardasid Paali ka. Ja see tõi kriisi. 3,5 aastat ei tulnud vihma Iisraelis. Ja ma näen praegu, et see kriis on ka siin täna praegu olemas, vaimulik kriis. Meie kogudused
hävivad, lagunevad, vähenevad ja see on tõeliselt vaimulik kriis. Ma helistasin veel igaks juhuks liidu esimehele ja küsisin, kas ma ei või siis adventkoguduses uskuda nii, nagu meie pioneerid uskusid, nii nagu Ellen White uskus, kas ma ei või uskuda nii, nagu apostlid uskusid ja nii, nagu Kristus uskus. Küsisin seda liidu esimehel. Aga vastus oli eitav, sest ta just toonitas organisatsiooni põhimõtteid ja nõudeid. Ja et liige sa saad olla ainult siis, kui usud nii, nagu organisatsioon sulle ette kirjutab. Aga kus jääb siis südametunnistus? Kus jääb usuvabadus, mida ka meie riigi seadus tunnistab? Ja koguduses keelatakse südametunnistuse vabadus ja usuvabadus. Et huvitav oleks õiguskantsleri käest seda ka küsida. Kuidas see peaks praktikas toimuma? Ja sellest astutakse praegu üle ka adventkoguduses. Võib-olla vabakogudustes on teistmoodi süsteemid, ma ei tea. Ma tean, mõnele on vastatus koguduses niimoodi, et sa võid uskuda küll, jah, aga sa pead vait olema ja kui sa rääkima hakkad, siis me ei saa sind kogudusse hoida. Aga kui sa 10 maksad ja vait oled, no siis ole edasi. Ja põhjus oli see, miks mind pandi kogudusest välja, sellepärast, et ma tahtsin kuuletada Jumala sõnale ja tema seadustele. Ja loen mõned tekstid veel. Suur võitlus, lehekülg 428. Meelsus, mis iseloomustas tollaseid preestreid ja vanemaid, ilmneb ka täna paljude juures, kes tõstavad esile oma suurt vagadust. Nad keelduvad uurimast pühakirja tunnistusi meie aja eriliste tõdede kohta. Just meie aja eriliste tõdede kohta. Nad osutavad oma arvukusele, jõukusele, populaarsusele ning vaatavad põlgusega tõe kaitsjatele, kui vähestele, vaestele, ebateadlikele inimestele, kelle usk eraldab neid maailmast. Jeesus nägi ette aegu, mil inimesed kasutavad oma võimu selleks, et valitseda teiste südametunnistuse üle. See surve on olnud kogudusele kohutavaks needuseks kõigil aegadel. Issanda noomitused kirjatundjatele, variseredele ning hoiatused rahvale mitte järgida pimedaid juhte pidid olema hoiatuseks ka tulevastele põlvedele. See tähendab täna. Rooma kirik, katolik kirik annab pühakirja tõlgendamise õiguse vaimulikkonnale. Lähtudes sellest, et üksnes vaimulikud on kompetentsed Jumala sõna seletama, on lihtrahvas sellest ilma jäetud. Aga see on ju täpselt sama praegu adventkirikus, eks ole. Kuigi reformatsioon andis pühakirja kõigile, takistab põhimõtte, mille säilitas Rooma katoliku kirik endiselt rahva hulkadel, pane tähele nüüd, protestantlikes kirikutes uurida piiblit enda jaoks. Neid õpetatakse selle õpetusi vastu võtma nii, nagu neid tõlgendab kirik. Paljud ei julge uskuda midagi, mis on vastuolus nende usutunnistusega või kiriku kindlaks määratud õpetustega. Kuigi pühakiri sellest selgelt kõneleb. Need tõsised sõnad, kas ei ole see praegune olukord? Aga see kõik läheb nii, nagu on ette öeldud. Ja
lehekülg 372, jällegi suur võitlus. Alati on leidunud neid, kes on tunnistanud end jumala kartlikeks, kuid kes tõe tundma õppimise jätkamise asemel tegelevad vigade otsimisega nende inimeste juures, kellega nad ei sobi. Sellised inimesed on saatana parimad abilised. Vendade süüdistajad neid ei ole vähe ja nad alati aktiivsed siis, kui Jumal töötab. Õhinal esitavad nad vääriti iga õige ja õilsam teo motiive. Levitavad laimu, äratavad kahtlusi kogenematutes. Igal mõeldaval viisil püüavad nad mõjutada inimesi pidama kõike, mis on selge ja õige, võltsiks ja petlikuks. Tähendab, mis on õige, nad mõjutavad seda pidama võltsiks ja petlikuks. Nii et neid tekste on siin palju, kõike ei jõua lugeda. Ja oma kogemuste kaudu pidin hämmastuseks tõdema olukorda, mida ma alguses ise ka ei tahtnud uskuda. Kas tõesti 7. päevaaadlises Istri kogudus on niivõrd alla langenud, et ta on hakanud tegelikult taga kiusama neid, kes tahavad piiblit uskuda. Kuidagi nagu ei uskunud, aga see, mis ma ise kogesin, see rääkis faktiliselt. Ja nii nagu mind õpetati, nagu Luter ütles, et piibel ja ainult piibel oli minu lipukiri kogu aeg olnud, ma ei saanud enam seda teha. Ja eelmine paavst väljendas seda sama asja väga kindlalt, kui ta ütles välja katoliku kiriku seisukoha. Ja ta ütles, et me peame lõpetama igasuguse jutu südametunnistuse ja usuvabadusest. Kirik on meie südametunnistus. Ja nüüd ma kogesin tegelikult, et adventkirik järgib täpselt sama asja. Kui sa oled vait, maksad 10, siis on kõik ilusti. Aga kui sa saad tõde uskuda, seda kuulutada, siis tegelikult sa paljastad vaenlase ja tema õpetajad. Ja tegelikult adventkirik on ühinenud selle kõigega tagatubades. Aga avalikult niimoodi nagu kõvasti ei räägita nendest asjadest. Aga kui tegelikult need asjad tulevad välja, siis kasutatakse ka meetmeid. Ja tegelikult kogudusest väljapanek on ju karistamine. Ja siis ma mõtlesin, aga mille eest mind siis karistati? Sellepärast, et ma uskusin Jumala sõna nii, nagu see on. Aga karistamine tähendab ka tagakiusamist. Ja see tähendab, et tagakiusamine on alanud. Ja praegused adventkoguduse pastorid, nad ei saagi koguduses töötada, kui ta ei usu oikomeeniat, naispastorlust, katolikku 3. jumalat ja spiritismi. Need on juba sisse kirjutatud ja nad on juba sellest välja õpetatud. Ja nagu üks adventpastor ütles mulle, et aga vaba abielu on ka abielu. Tähendab, me võime siis ilma registreerimata vabalt elada või siis vahetada või nagu on. Ja see äratagamine on seotud ju enneolematu ulatusega. Ja kui me vaatame tagasi meie Eesti adventkogudusse, kui mina tulin kogudusse 40 aastat tagasi, kogudused olid puupüsti rahvast täis. Kuid praeguseks selle 30 aastaga on üle poole koguduse rahvastikust on kadunud, on vähenenud.
kogudused on tühjaks jäänud, mitmed koguduse majad püütakse maha müüa. Liit pidi kogu aeg organiseerima seda tööd, aga see organiseerimine on läinud absoluutselt tagurpidi, sellepärast, et ei ole usaldatud Jumalat ja on astutud üle tema seadustest. Jumal ei tule kaasa sellega. Ja sellepärast on toonud sõelumised ja on need kõik Kalevi alt välja toonud need tõed, mis on omal ajal maha maetud. Raamatust Kristuse tähendamissõnad, lehekülg 35. Inimesi, kes ei ole kehtestatud doktriinidega nõustunud, tähendab koguduses. Läbi ajaloo on vangistatud, piinatud, surmatud nende õhutusel, kes väidavad, et tegutsevad Kristuse loal. Kuid selliseid tegusid ajendab saatana vaim, mitte Kristuse vaim. See on saatana moodus haarata maailm oma valitsuse alla. Niimoodi oletatavate väärusulistega toimides on kirik Jumalat vääralt esitanud. Patused, kes teestlevad vagadust, on mõnda aega Kristuse tõeliste järelkäijatega segatud. Tähendab, nad on segatud. Ning näilik sarnasus Kristlusega eksitab paljusid. Kuid maailma lõikuse ajal ei ole hea ja kurja vahel mingit sarnasust. Siis tulevad ilmsiks need, kes on ühinenud kogudusega, kuid mitte Kristusega. Ja see käibki praegu, see protsess on sõelumine, see on raputamine. Ja ta ütleb veel, et selles olukorras ei tähenda usutunnistus mitte midagi. Saatuse määrab inimese iseloom. Ja mida ütles Jeesus Johannese 8, 43-44? Mis pärast ei või mõista minu kõnet, sellepärast, et ei või kuulda minu sõna. Te olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele te tahate teha. Tema on inimese tapja olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Tõsised sõnad. Ega me ei taha keegi, et see oleks meie kohta öeldud. Aga paraku, kui Kristust ei järgita, siis see võib juhtuda. Nii et üks usu inimene ütles selgelt, et selles osas, nendes punktides koguduse juhtkond ja pastorkond on juba teinud oma otsused ja praegu see sõelumine on läinud lihtliikmetele üle. Loen veel viimase teksti siit, Kristuse tähendamissõnad, lehekülg 130. Ja siin ta räägib sellest tähendamissõnast. Ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Ja kui me tuletame meelde, siis need inimesed olid saanud teise kutse. Ta tuli juba kutsutuid kutsuma. Ja ta ütleb, nad ei saa seda pidusööki maitsta. Nad olid kutse tagasi lükanud ja kedagi neist ei kutsutud enam uuesti.
Kristuse tagasilükkamisega olid juudid oma südame kõvaks teinud ja andnud enda saatana võimu alla, nii, et neil oli võimatu tema armu vastu võtta ja seesama asi kordub praegu. Samamoodi on ka praegu, ütleme meile prohvet, kui Jumala armastust ei peeta kalliks ning sellest ei saa pidev hinge pehmendamise ja alistamise põhimõte, siis oleme täielikult kadunud. Issand ei saa anda oma armastusest suuremat ilmutust, kui ta seda on teinud. Kui Jeesuse armastus ei pehmenda südant, siis ei ole võimalik mitte millegagi selleni enam jõuda. Iga kord, kui sa keeldud armukutsele vastamast, kasvatad sa endas uskmatust. Iga kord, kui sa suled Kristusele oma südame ukse, muutud sa aina tõrksamaks tema hääle suhtes, mis sinuga kõneleb. Sa vähendad oma võimalust vastata viimasele armukutsele. Ära lase enda kohta kirjutada nii, nagu kirjutati Vana-Iisraeli kohta. Eifraim on liitunud ebajumalatega, las ta läheb. Ja praegu ka koguduse inimesed valivad oma igavese saatuse. Jumal on oma valikud teinud, aga ta ootab meie igaühe valikuid. Ja nii, kuidas valitakse, nii ka juhtub. Nii et need on reaalsed tõsiasjad. Ja üks ka asi, mida tingis minu kogudust lahutamine, oli see raamat Auilmse lootus, mis on nüüd eesti keeles ja mis kirjeldab tegelikult seda kolmainsuse pettust, mis on väga tõsine, mis on saatana meistri teos. Ja paljud, ma tean, mitmed inimesed ei ole tahtnud seda raamatut isegi lugeda, sellepärast, et see tekitab nii sulle trotsi. Ja see näitab seda, kuidas saatan kaitseb oma valet. Aga kui sa murrad sellest tõkkest läbi, siis sa mõistad tegelikult, millest see pettus koosneb ja milleni see välja viib just. See ei ole mingi süütu asi. See viib Kristuse äraandmiseni ja vaenlase vastuvõtmiseni. Ja siin on ka dokumentaalselt kirjas kõik see adventkoguduse tõe põhimõtete muutmine aasta-aastalt, see on kõik nimed, nii et see on dokumenteeritud, kuidas see toimus ja kuidas see valeõpetus vastu võeti, mida praegu inimestele peale surutakse või siis, kes seda ei aktsepteeri, lahutatakse kogudusest. Nii et, kes soovib seda raamatut Auilguse lootus, minu käest saate seda tellida, tasuta. Postikulud tuleb ainult maksta, nii et kui kellelgi on huvi uurida, mis tegelikult tõde on ja ammustada läbi see suurim pettus, siis selleks on võimalused. Nii et Jumal õnnistagu meid meie usu kasvamises ja võidus. Kes võidab, pärib elukrooni. Kes ei võitle, sellel ei olegi võimalus võita. Ja kuna me oleme sõjas, siis ja kui me vaidleme seaduspäraselt, tähendab Jumala seadustega kooskõlas, siis Jumal saab meile võidu anda. Nii et olge õnnistatud, vaatame üles, lähme edasi, meie pääste läheneb, Kristuse tuleku samme on kuulda, sest kõik need olukorrad näitavad seda, et tema tulek on lähedal. Aamen.